Sel nädal avaldas Washingtoni mõttekoda, millel on pikaajalised sidemed islami režiimiga, raporti, milles väidetakse, et paljastatakse $1 miljardi Iisraeli vandenõu. Aga selle lõigu lõpuks näete täpselt, miks see number on vale. Tere tulemast tagasi saatesse Axis of Truth. Mina olen Emily Schreder ja sel nädalal avaldas Quincy Institute raporti nimega 8th Front, milles väidetakse, et paljastatakse $1 miljardi Iisraeli mõjutusoperatsioon Ameerika Ühendriikides. Ja ma tahan teiega läbi võtta, mis selles dokumendis tegelikult kirjas on, sest kui te näete tõendeid või nende puudumist ja te mõistate, kes selle ettevõtmise tava on, hakkab kõik palju rohkem paika loksuma. Alustame numbrist endast. $1 miljard kõlab nagu kindel tõend, kuni jõuad allmärkustesse, kus tegelikult tunnistatakse, et seda raha ei suudeta tegelikult jälitada ja seda summat nimetatakse vaid tõenäoliselt õigeks. Jah, Quincy Institute segas kokku tulevased eelarved, mida pole veel isegi kulutatud, ülemaailmsete avaliku diplomaatia programmide eelarved, mis hõlmavad 10 riike ja lepingute maksimaalsed ülempiirid, mida pole kunagi täielikult välja makstud. Siis visati see kõik kokku ühte sensatsioonilisse numbrisse propagandaaruande pealkirjas. Seda kõike tehes teades kindlasti, et see on uskumatult ebatäpne ja ebaeetiline viis väidetavalt akadeemilise aruande koostamiseks. Aga liigume edasi selle aruande järgmise probleemi juurde. Välisagentide registreerimise seaduse ehk FARA avaldused. FARA on loodud selleks, et kui mõni välisriik palkab Ameerika ettevõtte täiesti seaduslikuks diplomaatia või lobitööks, Ameerika avalikkus näeb seda mustvalgel. Iisraeli ja 10 teiste demokraatlike liitlaste puhul tähendab see kultuurivahetusprogramme, tasulist reklaami, usulist teavitustööd ja muid seaduslikke tegevusi. See ei hõlma poliitikute altkäemaksu andmist ega meedianarratiivide kontrollimist, ega ole see ka ebaseaduslik tegevus. FARA on avalikustamise seadus, millest kõik seaduskuulekad riigid kinni peavad. Ometi võtab Quincy kõik need avalikult esitatud, täielikult seaduslikud ja nõuetekohaselt registreeritud Iisraeli lepingud ning esitab neid kui tõendeid ulatusliku salajase mõjutusmasina kohta. Tegelikult aga tõestab see, et kõik Iisraeli valitsusega seotud tegevused on avalikult deklareeritud, hoopis vastupidist. Nad isegi väänavad numbreid, et jätta mulje, nagu Ameerika mõjutajad saaksid poliitiliste seisukohtade toetamise eest tasu, kuigi selle kohta puuduvad tõendid. Quincy Institute'i loogika järgi, kui Iisrael midagi ei registreeri, siis oleksid need kurjad sionistid, kes vandenõuliselt püüavad mõjutada Ameerika avalikku arvamust. Ja kui Iisrael registreerib täpselt nii, nagu seadus nõuab, siis kuidagi peetakse ka seda vandenõu tõendiks. Tere tulemast Iisraeli vaenlaste loogikasse. See aruanne on endaga vastuolus ka üsna põhilises asjas. See kulutab 10 lehekülgi, kirjeldades Iisraeli avalikku diplomaatiat kui mõjuvõimsat jõudu, millel on pikk ajalugu Ameerika arvamuse kujundamisel. Ja siis samas aruandes see tsiteerib üht uuringut teise järel, mis näitavad, et ameeriklaste toetus Iisraelile on aastaid langenud kõigis uuritud rühmades, sealhulgas evangeelsete kristlaste ja noorte vabariiklaste seas. Jällegi, Iisrael ja juudid on kõik võimsad ja manipuleerivad. Aga samas on Iisrael kaotamas ja saamatu. Kuidas saab see olla mõlemat? Quincy Institute ei taha tegelikult, et sa sellele küsimusele mõtleksid. Tegelikult ära pööra üldse tähelepanu sellele, et Katari välismõju kohta Ameerikas ei ole olemas 100 leheküljelist toimikut, eriti nende ebaseaduslike deklareerimata mõjutuskampaaniate kohta. Ei, Quincy Institute'i asutas Islami Vabariigi hääletoru ja Washingtonis tegutser Trita Parsi on vaid selle üle, kuidas Katar kasutab näiteks Al Jazeerat, ühte maailma vaadatuimat riiklikult rahastatud kanalit, et edendada islamistlikku terrorismi. Nad vaikivad mugavalt ka Iraani islamirežiimi õõnestuskampaaniatest, mis hõlmavad nii meediat kui ka sotsiaalmeediat mitmes keeles. Kuid üks selle raporti kõige räigemaid asju on see, et see nimetab Ameerika organisatsioone nagu AIPAC nimeliselt sõltumatuteks, mis on ilmselgelt vale ja järjekordne viide topeltlojaalsuse stereotüüpidele. Tegelikult rahastavad AIPAC-i täielikult Ameerika kodanikud ja see ei saa juhiseid Iisraeli valitsuselt. Nii et mida Quincy tegelikult ütleb, on see, et kogu Ameerika toetus Iisraelile ei peeta ehtsaks, mis, nagu selgitatud, on üks vanimaid antisemiitlikke stereotüüpe üldse. Ja kas see on üldse üllatav? Viimane asi, mida selle raporti kohta teada tasub, on see, et Quincy Institute'i kaasasutajaks oli Trita Parsi, kes oli ka National Iranian American Council'i kaasasutaja. See on organisatsioon, mida Iraani dissidendid on aastaid süüdistanud Iraani režiimi lobiorganisatsioonina tegutsemises. Lisaks on Quincy Institute ka varem valetanud, püüdes meeleheitlikult levitada valet, et Iisraeli pooldajad saavad Iisraeli propageerimise eest $7000. See on nende müüt. Nad mõtlesid selle ise välja. See ja riigikaitsevolituste seadus püüdsid ühendada USA sõjaväge Iisraeliga. Neil on komme luua suurejoonelisi,
valesid vandenõuteooriaid, mis kuidagi alati seostuvad Iisraeliga. Kõik see organisatsioonist, mille lõi keegi, kellel on sidemed islamirežiimiga. Nüüd ütle sina mulle, mida sa tegelikult arvad, mis nende väidetega toimub? Ja kui juba rääkida sellest, mida režiim tegelikult teeb, siis räägime sellest, mida Teheran ise sel nädalal tunnistas, et nad Ühendkuningriigis teevad. Uute raportite kohaselt saadi äsja jälile sellele, et Islamivabariik saadab kahtlustatavaid salajaisi agente üle La Manche'i Suurbritanniasse. Tegelikult Ühendkuningriigi võimud on juba tabanud Islamivabariigi luureteenistustega seotud agente, kes saabusid väikeste paatidega tänu Siseministeeriumi kasutatavatele droonidele ja tehisintellektil põhinevatele jälgimistornidele, mille eesmärk ongi neid tabada. See on objektiivselt hirmutav, kuid probleem on selles, et Islamivabariik on juba hõlbustanud rändajate liikumist, kes juba elavad näiteks Prantsusmaal, vastutasuks teene eest, kui need samad rändajad jõuavad Inglismaale. Teisisõnu, Teheran ei liiguta ainult omaenda agente, see ostab tulevast mõjuvõimu tavaliste inimeste üle juba enne, kui nad Ühendkuningriiki jõuavad. See on infiltreerumine. Nüüd, sel nädalavahetusel teatas The Telegraph, et režiimi enda ametnikud andsid sellest The Telegraphile teada. Mõned neist inimkaubanduse marsruutidest Lähis-Ida ja La Manche'i vahel kuuluvad tegelikult täielikult IRGC-le ja täpsemalt IRGC üksusele nimega Üksus 700. See on IRGC Qudsi väelogistikaharu ja see on sama üksus, mida on seostatud relvade ja rahastuse andmisega Hamasile, Hezbollah'le ja Jemeni Houtidele. See tähendab, et infrastruktuur, mis varustab relvadega terroristlikke rühmitusi kogu Lähis-Idas, on täpselt sama infrastruktuur, mis toob nüüd inimesi Londonisse ja mitte heast südamest. Üks Iraani ametnik ütles ajalehele The Telegraph otse, et Teheranil on juba inimesed Londonis positsioonidel ja ootavad juhiseid. Ta isegi kiitles, et režiimil ei ole vaja raketti, et muuta linn ohtlikuks. Aga mõtle, mis toimub. Miks režiim praegu seda tunnistaks? Vaata, mis maailmas toimub. Vaid mõned päevad enne selle loo avalikustamist lendasid Ameerika B-1 pommitajad Raf Fairfordist, et rünnata Iraani sihtmärke esimest korda uue peaministri Andy Burnhami ajal ja režiim vastas, lubades seda baasi otse rünnata. Seda tunnistati selleks, et Briti avalikkust ähvardada ja nad ei bluffi ka. Islamivabariigi õnnetuseks arvavad nad, et need ähvardused tähendavad, et lääs annab järele või peaks järele andma. Kuid tegelikult näitab režiim sellega, et nad kujutavad ohtu igale Euroopa ja Ameerika Ühendriikide kodanikule ja et ainus võimalus on islamirežiimi täielik lüüasaamine Iraanis. Ja seda täielikku lüüasaamist ei saa saavutada ainult Teheranis või Londonis, sest režiim on vaikselt ehitanud üles kolmanda rinde. Tegelikult pole see kolmas, vaid, ma ei teagi, 6. või 7. juba praeguseks, vaid rajab veel ühe rinde tuhandeid miile eemal riigis, millele enamik ameeriklasi kunagi ei mõtle. Nüüd olen ma hiljuti saanud uusi tõendeid, mis näitavad, kuidas Islamivabariik muutis Sudaani kodusõja oma uusimaks käsilaste kaudu peetavaks operatsiooniks. Ja nad tegid seda, taaselustades suhte, mille nad olid loonud ühe 20. sajandi lõpu kõige genotsiidsema režiimiga. 1990-ndatel saatis režiim juba kuni 2000 nõunikku, et aidata Omar al-Bashiri islamistlikul valitsusel rahvakaitsejõude välja õpetada. Rahvakaitsejõud, see sama relvarühmitus, millest hiljem sai Janjaweedi selgroog, see jõud, mis vastutas genotsiidi eest Darfuris. Nii et Islamivabariigi esimene suur koostööpartner Sudaanis olid inimesed, kes hiljem viisid läbi ühe Aafrika rängima massikuriteo. Liigume edasi oktoobrisse 2023, vaid mõned kuud pärast Sudaani kodusõja puhkemist ning režiim taastas taas diplomaatilised suhted Hartumis asuvate armeega seotud võimudega. Nüüd vaid nädalatega hakkas sanktsioonide all olev Iraani kaubalennuk, mille USA rahandusministeerium oli juba tuvastanud kui IRGC relvade vedaja Süüriasse, korduvalt lendama Port Sudaani. Järgmisel aastal jaanuariks näitasid satelliidipildid, et Iraani Mohajer 6 lahingudroon seisis Wadi Saidna õhuväebaasi lennuväljal. Nüüd kinnitas ka Human Rights Watch, et Sudaani armee kasutas neid droone ja ka lähedal elavad elanikud on kirjeldanud, kuidas need droonid parandasid äkitselt armee võimet jälgida vaenlase liikumist ja korrigeerida suurtükituld. Režiimi tehnoloogia mõjutas otseselt lahinguvälja sõjas, mis on juba tapnud 10 000 inimesi. Siis, eelmisel septembril kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid rühmitusele nimega Al-Barrak bin Malik brigaad. See rühm pärineb otse Bashiri vanast paramilitaarstruktuurist ning kinnitati, et Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpus oli varustanud neid nii relvade kui ka väljaõppega. Nüüd ütles rahandusministeerium ka, et see brigaad on toime pannud meelevaldseid vahistamisi ja piinamist ja hukatud inimesi, keda kahtlustatakse teise poole toetamises. Nii et see ei ole lihtsalt droonide müük või midagi sellist.
Tegelikult on see režiim, mis taastab ideoloogilise islamistliku surmarühma, mis pärineb samast vereliinist kui need, kes viisid läbi genotsiidi Darfuris. Et kõik kokku võtta, selles saates me rääkisime mõned nädalad tagasi sellest, kuidas USA föderaalprokurörid esitasid tegelikult süüdistuse ühele Iraani kodanikule, kes vahendas 70 miljoni dollari suurust tehingut veelgi rohkemate Mohajer 6 droonide jaoks. Lisaks 55 000 pommisütikuid ja miljonitele padrunitele. Kõik see oli mõeldud Sudaani armeele, vahendatuna läbi Islamivabariigi enda kaitseministeeriumi ja IRGC. Kuid kõige jahmatavam osa sellest kõigest on see, mida Wall Street Journal teatas 2024 aasta märtsis. Režiim üritas kindlustada püsivat mereväebaasi Sudaani Punase mere rannikul, mis oleks olnud tugipunkt, mis võimaldaks Teheranil jälgida iga laeva liikumist Suessi kanali ja Iisraeli suunas. Tollal ütles Sudaan sellele ei, kuid mõtle, mida see tegelikult tähendab. Režiim ei püüa ainult Sudaanis kodusõda võita. See püüab Punase mere läänerannikul kanda kinnitada, et saaks läänemaailma ja Iisraeli laevandust täiesti uuest suunast lämmatada. See pole siiski ainult hukatus ja masendus. Eelmisel kuul väitis üks Sudaani sõjaväeallikas, et armee loobub Iraani relvade ostmisest, et parandada suhteid nii Washingtoni kui ka Riyadiga. Kuid isegi kui see on tõsi, see ei muuda juba toimunut, mis on tõsine risk. Tegelikkus on see, et droonid on juba Sudaani arsenalis olemas. Operaatorid on juba välja koolitatud ja salamistlik miilits on ilmselgelt juba relvastatud. See on sama tegevusplaan, mida režiim on kasutanud Liibanonis ja Jeemenis. Leia lagunenud riik, anna relvad neile, kes on piisavalt meeleheitel, et need vastu võtta ja kindlusta endale püsiv koht laua taga ka siis, kui relvad on juba vaikinud. Nüüd liigume edasi meie heade, halbade ja koledate uudiste rubriigi juurde. Kahjuks peame alustama millegagi, mis puudutas meid palju lähemalt kui Sudaan või London. New Yorgi linn. Selle nädala halb uudis on New Yorgi linnapea Zoran Mamdani ja tema reaktsioon või pigem tema silmakirjalikkus pärast seda, kui mees, kes hüüdis Allahu Akbar, pussitas 2 meest Upper West Side'i sünagoogi lähedal. Üks neist oli juudi mees, kes oli teel Tisha B'Avi palvusele. Nüüd see rünnak ei toimunud vaakumis. See juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui Mamdani avaldas video, milles nimetas Netanyahut sõjakurjategijaks ja ütles, et ta pole linnast teretulnud. Kui New Yorgi juudid alles töötlesid seda videot, mis oli täis verevalesid, veetis Mamdani oma esimesed tunnid pärast pussitamist hoopis oma elamumaksuplaanist postitades, enne kui teeskles hukkamõistvat just sellist käitumist, mida ta ise varem on õhutanud. Mida arvas linnapea, et intifada globaliseerimine tegelikult tähendab? Suurim juudi kogukond väljaspool Iisraeli väärib linnapead, kes peab nende millekski enamaks kui pelvalt omaenda hullumeelse kommunistliku poliitilise agenda kõrvalmõtteks. Kuid samal ajal, kui Mamdani vaikis omaenda linnas toimunud pussitamisest, keegi teine oli teises linnaosas aktiivselt kaitsmas režiimi, mis sellist vihkamist üldse inspireerib. Selle nädala inetu lugu on kurikuulus Putini-meelne Ameerika vihkav propagandist Max Blumenthal. Nüüd ilmus Maxike sel nädalal Washingtonis Busboys and Poets kohvikusse, et levitada Islamivabariigi seisukohti, samal ajal kui Iraani Ameerika meeleavaldajad seisid väljas ja hoidsid silte, millel oli kirjas üle 40 000 inimese tapeti Islamivabariigi poolt vaid 2 päevaga jaanuaris. Nüüd on Blumenthal veetnud aastaid, reisides Ameerika vastaste autoritaarsete režiimide juurde, sisuliselt režiimi poolt toetatud propagandatuuridel, sealhulgas tema viimane reis Iraani islamirežiimi juurde, et leinata Hameneid tema matustel. Ta avaldas ka propagandafilmi juudi elust Iraanis, mida üks Iraani juud kirjeldas kui riigi poolt heaks kiidetud propagandat. See on üles ehitatud haavatava vähemuse arvelt, kes ei saa kaamera ees vabalt rääkida, ilma et valitsuse järelevaatajad iga sõna heaks kiidaksid. Aga ilmselt Max ei hooli sellest. Milline autentne ajakirjanik. See on mees, kes nimetab end ajakirjanikuks samal ajal, kui ta lendab Teherani, et leinata diktaatorit, kes tappis tänavatel 10 000 omaenda kodanikke. Siis tuleb ta koju Ameerika platvormidele, mis esitavad sama režiimi narratiivi vastuvõetavana lääne publikule ja ründab Iraani protestijaid, kes teavad paremini. Tõesti, inimesed, kes kaotasid oma pereliikmed selle režiimi tõttu, neid sa kavatsedki rünnata. Need inimesed teavad täpselt, kes sa oled, Max. Ja nüüd loodetavasti teab seda ka ülejäänud maailm. Ja nüüd 2 üsna sünge loo järel lõpetame millegagi, mis annab mulle selleks nädalaks veidi lootust. Selle nädala hea lugu on tegelikult Laura Loomer, kes reisis Ukrainasse ja tegi midagi, mida enamik inimesi, vähemalt avalikkuse silmis, on väga raske teha. Ta tunnistas, et ta eksis. Loomer kordas aastaid mõningaid Kremli propagandateese Zelenski ja Ukraina sõja kohta. Kuid sel nädalal seisis ta tegelikult Ukrainas, vaatas tsiviilisikute massihauda, kelle Vene väed olid tapnud
ja tunnistas oma miljonitele jälgijatele, et ta oli mitu aastat elanud Vene propagandakaja kambris. Ta kohtus ka Ukraina ametnikega, kes juhivad sõjavangide vahetust ja nad näitasid talle osa tagasipöördunud Ukraina sõdurite meditsiinilist dokumentatsiooni. Mõnel olid Vene väed kraapinud haakristid otsa esisele. Ta istus isegi koos Zelenskiga maha ja intervjueeris teda. Nüüd Loomer ütles isegi, et ta ei kavatse oma vanu postitusi kustutada, sest ta tahab, et inimesed näeksid täpselt, kui kaugele ta oli kaasa tõmmatud. Ja see ongi see osa, millest ameeriklased peavad siin tõesti aru saama. See oli tahtlik ja tegelikult on siiani tahtlik välismaine õõnestamiskampaania. See töötab täpselt nii, nagu oli kavandatud ja töötas ka varem Laura puhul, kes oli üks mõjukamaid hääli Ameerika parempoolses leeris. Ja nad teevad seda siiani erinevate kanalite kaudu. Seega suur austus Laura Loomerile selle eest, et ta tunnistas oma eksimust, et ta võttis vastutuse ja astus konkreetseid samme, et oma varasemaid tegusid heastada. Ja see oligi meie selle nädala saade. Aga enne kui lahkute, siis hiljem sel nädalal on meil eksklusiivne intervjuu, mida te kindlasti ei taha maha magada. Iraani teemal koos austatud Bijan Gianiga, kes on organisatsiooni Institute for Voices of Liberty president. Ta liitub meiega, et rääkida sellest, mis praegu Iraanis toimub, pingetest armee ja IRGC vahel ning paljudest asjadest, millest lääne meedias tavaliselt ei räägita. Nii et kindlasti tellige JNS ja hoidke end kursis. Ja seniks, aitäh, et vaatasite Access of Truthi JNS-is.